Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Meile meeldib lihtrahva vigu, puudusi, lollusi ja läbikukkumisi paljastada. Sel nädalal Leningradi sõjaväeringkonna peatne laiendamine ja Ärmapere õpetab rahvast õieti elama. Hakkame pihta. Et ka andekad ja vaprad Eesti riigikaitsejuhid saaksid teada, kuidas Eesti põlisvaenlane valmistub Eesti okupeerimiseks, teatas Prantsusmaa ajaleht Le Monde, et Venemaa on järsult suurendanud sõjalist kohalolekut Balti riikide piiridel. Ainult 1 aasta jooksul suurendati sõjaväeringkonnas, mis ikka veel kannab Leningradi nime, sõjaväelaste arvu 55% võrra. Lisaks sellele sai Lugas asuv 26. raketibrigaad esimese Vene üksusena rünnakuks mõeldud tuumalõhkepeadega varustatud raketikompleksid SS-26 Iskanderid, mille lennukaugus olenevat tüübist on ainult kas 230 või 500 kilomeetrit. Ega keegi muidugi ei usu, et Venemaa meid Iskanderitega ründama hakkab. Meie ainukene linn, mille vastu tasuks tuumarelva kasutada, on Tallinn. Ja see on kiiresti muutumas Vene pärusmaaks. Teise maailmasõja ajal, kui venelased Tallinnat samuti oma linnaks pidasid, nad seda küll pommitasid, aga tollal koosnes Tallinna elanikkond veel eestlastest, mitte nagu nüüd, kus mitmes linnaosas pole enam vaja eesti keelt purssida. Pealegi on meie tubli linnapea Edgar Purežin-Savisaar ja suurem osa linnavalitsusest Putini rahvuskaaslased, kes peavad tal aitama õigel ajal Eesti valitsemise üle võtta. Seetõttu võibki arvata, et Vene väed koondatakse Eesti piirile ainult selleks, et raketid paigutada Eesti rannikule niipea kui Eestis asuvad rahvuskaaslased on võimule pääsenud. Eestiga laiendatud Leningradi sõjaväeringkonnast on palju hõlpsam hirmutada Skandinaavia riike ja Soomet ning kontrollida laevaliiklust Läänemerel. Rootsi kaitseuuringute keskus teatas hiljuti, et see üks jalaväebrigaad, mille Eesti vaprad riigikaitsejuhid on suutnud viimase 20 aasta jooksul meie riigikaitseks luua, ei ole veel lahinguvõimeline. Ongi parem. Siis ei teki võimu ülevõtmise ajal asjatuid arusaamatusi. Selle eest on aga hangitud palju, kui mitte just väärtuslikku, siis vähemalt hinnalist relvastust. Võime loota, et nüüd, kui meie riigikaitsejuhiks on Iisraeli relvaostu kangelane, kartmatu Eesti ründajate mahalaskmise isiklik garanteerija, pehme ja karvane kaitseminister Mart Laar, hakkavad tõeliselt mahukad riigikaitsehanked alles toimuma. See tooks mitte ainult Laarile, vaid ka meie riigile ja rahvale jõukust ja tunnustust. Meie laevade remonditööd on suurepärane näide, kuidas riigikaitsjad aitavad kaasa Eesti majanduse õitsengule. Kui lastakse töid teha hästi kalli raha eest, rikastab see remonditöökodade omanikke ja aitab tunduvalt tõsta nende mereväelaste sissetulekuid, kes lepinguid sõlmivad. Nagu teada, hakkavad laevad, mida ei kasutada ega hooldata, pikapeale roostetama, nagu on juhtunud juba aastaid kai ääres seisnud mereväe lipulaevaga. Ainuüksi selle remont või kas või vanarauaks mahamüümine aitaks parandada meie praegust täbarat majanduslikku olukorda. Eesti Käkikeerajate Liit loodab, et meie kangelaslikud riigikaitsjad sõlmivad hästi palju kõikidele asjaosalistele jõukust toovaid ja rõõmu valmistavaid hankelepinguid, enne kui Eesti on liidetud Leningradi sõjaväeringkonnaga. Ärma turismitalu omanik Evelyn on senini saanud talu ülalpidamiseks maksumaksjatelt raha ainult natuke üle 1 miljoni krooni aastas ja sulasteks ainult 2 riigiametnikku. Isegi ta esinduskulud elegantsete kübarate ja kõhukest koomale pressivad kleitide muretsemiseks katavad vaevalt kõike, mida ta vajaks. Suurest armastusest oma rahva vastu ja eeskujulikust kohusetruudusest ajandatu on Evelyn sellegi poolest kandnud nurisemata oma rasket esinduskoormat. Ta on esinenud pea igas telesaates, kuhu Toomase hooldajad on ta suutnud paigutada ja jaganud oma pilte heldelt kõikidele meediaväljaannetele.
Ta on sooritanud väsitavaid reise, et tutvustada Eesti omapärast moekunsti kogu maailmale, isegi kui ta on pidanud oma rahvast nii teenides kannatama pilget ja laimu. Ta on lasknud isegi omanimelise kokaraamatu välja anda. Ta kõige suurem teenus tänulikele Eesti rahvale on aga ta õpetused vähem teadlikele inimestele pea igas eluvaldkonnas. Meenutagem kas või ta epistlit, kus ta selgitas, et Kalevikommid on rämps. See tegi rõõmu paljudele tublidele lastevanematele, kes on suutnud oma riigi ja valitsejate hüvanguks harjuda piskuga elama ja kel seetõttu pole laste jõuludeks kommi ostmiseks raha. Kui nende lapsed näevad nüüd võimueliidi võsukesi kommide maiustamas, võivad lihtrahva emmed selgitada oma lastele, et pole mõtet nende pääle kade olla, kes rämpsu söövad. Evelini talu rentnik, kuulsusrikas teledebati meister, meie ustav Riigikogu poolt suure häälte enamusega uuesti presidendiks määratud Ärma Toomas, kes on 5 aastat järjest rüganud rahva hüvanguks ennast salgavalt tööd teha ilma ühtegi päeva puhkust võtmas, on veelgi paremaks õpetajaks meie pimedusega löödud rahvale. Ta jagab rahvale sageli oma hooldajate poolt koostatud ja huvitavate keeleliste variatsioonidega ette loetud kõnedes hinge vapustavad tõdesid ja kogu inimkonnale kasulikke õpetusi. Hiljuti avaldas ta Delfis artikli, mis võib päästa hukkumisest kõik Eesti mehed. Ta ütles, et mees peab hoolima oma tervisest rohkem kui autost. Ta meelega ei öelnud, et peame hoolitsema. Autodest ongi muidugi parem mitte eriti hoolida, sest kui me nende eest hoolitseda ei jõua, võime tulevikus hakata jälle kasutama hobuseid ja vankreid. Seevastu ei tee paha, kui hoolime madalamatesse rahvakihtidesse kuuluvate meeste tervisest, aga hoolitsemise jaoks ei ole lihtsalt ressursse. Raha on meil vaja kasutada võimueliidi heaoluks, Ärma turismitalu ülalpidamiseks ja kreeklaste aitamiseks. Hoolimisest aga aitab, sest kui hoolime, polekski, nagu väitis Ärma Toomas, meie hea eluga kaasnevad terviseprobleemid ja arstiabi ning kallite ravimite puudus enam kollase ajakirjanduse teema, millega teenitakse klikke. On ju selge, et kui me kõik hoolime, võiks need probleemid muutuda meestevaheliseks mõnusaks jututeemaks, mis aitaks meestel maandada stressi ja teha rohkem tööd, nagu aitab trenni tegemine Ärma Toomast. Pole kahtlust, et Eesti majandus läheks kiiresti õitsengule, kui kõik mehed järgiksid ta eeskuju ja teeksid 5 aastat järjest rasket tööd ilma ühegi puhkuspäevata. Eesti rahval on tõeline põhjus olla tänulikud Ärma turismitalu omanikule Evelinile ja ta rentnikule Toomasele, kes jagavad rahvale helduse ja armastusega elutarkust ja samaaegselt ka meie suurepärase põhiseaduse valmistajatele, kes said aru, et rumal rahvas ei oleks kunagi suutnud endale ise valida sellist geniaalset presidenti, kes tuli kaugelt oma rahvale õnne tooma ja Eesti põlve uueks looma.